Vahel satub pähe idee. Tihti kipuvad need jääma ajusoppidesse paremaid aegu ootama, kuid mida teha siis, kui on meeletu soov see idee ellu viia ja kui riiklikud või muud organisatsioonid on ideed vaid osaliselt toetanud või rahataotluse sootuks tagasi lükanud. Juba aasta aega on Eesti loovad projektid saanud tõuke ühisrahastusest. Tuul võttis mind pääle. Ühisrahastus siis tähendab seda, et on suur hulk inimesi, kes toetab projekti või ideed, mis oleks tehtud, kus on palju inimesi ja väike summa raha kõigi poolt. Mitte see, et on üks suur fond või mõned suured investorid, kes siis panevad suure summa kokku. Et siin on siis selline teistpidi lähenemine ja toetajaks on enam eraisikud. Kuigi maailmas on ühisrahastusplatvormid tegutsenud juba aastaid, näiteks Kickstarter või Indiegogo, on Eestis taoline rahakogumismeetod läbi interneti suhteliselt uus asi. Praegu ainus omataoline ühisrahastusplatvorm Eestis on Hooandja. Kuulsin esimest korda Kickstarter.comist ja Hooandja tundus siuke väga loomulik asi, mis Eestisse pidi nagunii tulema ja ma täpselt seda enam ei mäletagi, et ma nagu juba eeldasin, et see on Eestis olemas ja see oligi ja kuulsin kuskilt sõprade käest. Kuulsin Hooandjast, vaatasin just, et sain aru, et see on hästi loogiline asi. See eelreklaam ja see eel-indi lähenemine sellele, et mul on vaja selleks, et osta oma plaat. Et kui sa ostad lihtsalt ju mu plaadi tegelikult, juba natuke toetad ka veel 5 euroga sinna juurde, kui siuke loovinimest toetada. Ja sa saad nagu plaadi ja samas sa toetad ju mind, et mina saan selleks plaadi välja anda, see on nagu sümbioos. Hooandja veebikeskkonnas ringi vaadates võib näha, et algatusi on siin seinast seina ja oma projektiga alustamine on väga lihtne. Peab vaid olema idee, mis sobib kategooriatesse loominguline, mõõdetav, kindlapiiriline ja avalikkusega jagatav. Siis meile need ideed sobivad ja siis saab hakata projekti tegema. Mis näeb välja väga lihtsalt. Meil on vaja projektil pealkiri, tutvustav video, tutvustav tekst, auhindade loetelu koos summadega ja foto. Nii alustasid innovaatilise matemaatika õhtuõpiku projektiga ka Tartu noored, kes peale läbirääkimisi riiklike organisatsioonide ja kirjastajatega avastasid Hooandja kui oma projektile kõige sobilikuma rahastuskanali. Raamatut hakkasin kirjutama juba 3,5 aastat tagasi. Juhan Aru oli minu kaasautor, kui kaheksa kirjutasime, eile võtsime punti Elis Saari, kes on kunstnik. Ja umbes aasta aega tagasi üritasime raamatut kirjastama hakata. Ja rahastust üritasime leida algul ministeeriumist ja erinevatest fondidest, näiteks Archimeedesest ja sellistest kohtadest. Aga see ebaõnnestus. Osade kirjastustega läks juba natukene paremini, aga põhimõtteliselt neil ikkagi ei sobinud ilmselt osad meie tingimused ja meil ei sobinud osad nende tingimused. Ja see üks võib-olla suurim lahke oli selles, et me soovisime, et me võiksime enda koduleheküljelt seda raamatut jagada või selle raamatu vähemalt mustandit jagada, et see oleks mingilgi määral inimestele kätte saada, kes tahavad haridust saada. Ja kui me tõesti soovime nagu ideaalist see litsentsiga raamatu välja anda, siis Hooandja tundus põhimõtteliselt ainuõige koht, kust seda raha küsida ja kuidas see välja anda. Praeguseks on projektil läinud oodatust paremini ning esialgne eesmärk on juba ületatud. Seatud on aga järgmine ja veelgi ambitsioonikam eesmärk. Kui me saame kokku 12 000 eurot, et siis me võimaldame igale õpetajale, kes soovib meilt raamatut saada, saadame neile tasuta raamatu. Eesti matemaatikaõpetajad saavad sellest kasu. Siiski paistab, et Hooandja toel õnnestunud projektidel ühine nimetaja puudub ja mingit eduvalemit siin välja hõigata ei ole. Tuntud nimede kõrval leiame suure hulga väiksemaid, üsna kitsale sihtgrupile suunatud projekte. Kas siis loeb originaalsus või see, et leiad üles päris oma enda sihtgruppi? Et Hooandja või
rahastusplatvormi võlu ongi see, et ei ole seda žüriid või konsiiliumit või neid 6 inimest, kes istub koos ja ütleb, et see raha saab või ei saa. Meie lihtsalt paneme keskkonda ülesse, kui nad sobivad kriteeriumitega ja rahvas otsustab, mis väärib siis tegemist ja see on minu arust just tugev pool, et ei ole sellist konsiiliumi, kes ütleb, mis on hea peale. Kõige meelsamini vaatavad inimesed projekti videoid ja paistab, et just nendel projektidel läheb eriti hästi, kes on panustanud aega video valmistamisele. Olulisem on kindlasti see, et videos ollakse usutavalt ja räägitakse ise. Meil on vahel olnud mõned need slideshow'd. Ega need nagu väga populaarseks ei lähe. Et ikka tahetakse seda vahetut kontakti, et ma näen, kes projekti teeb ja kas tal endal silmad säravad, kui ta oma unistusest räägib. Et see paneb inimesi ikkagi enne kõik uskuma tema tegemistesse. Tervitan teid siit Viljandist. Korstnate, antennide, kirikutornide, kajakate ja pungade puhkamiskõrguselt. Kõige lihtsam, ma arvan, et minu muusikat seletada on läbi pillide. Kõik pillid saadavad muidugi minu laule. Ja see fantaasiapilli pool on minu enda loodud pillid enamuselt. Eks see on siin võrguhargist tehtud naelapill. Naelapilli 3. prototüüp. Mõnusalt on liikunud see asi vahepeal nagu tagasi, nagu nende primitiivnaelade juurde või mingite kausside juurde, aga samas jällegi teine pool muusikast on kitarr ikkagi ja kitarrlaul ja klaver on ka selle plaadi peal ka natuke mängib. Et just, et käid seal 2 maailma vahet nagu, et näed, et ikkagi ikka mingi mõte sellele, et klaver on nagu populaarne pill, et ikkagi kõlab, et kui sa ise proovid kõlasid teha, et mitte ennast nagu eraldada sellest päris pillide maailmast. Et aga kuidagi neid proovida liita ja kontseptsiooni leida just, et jällegi leida mingi uus asi, uue kontseptsiooniga sellest fantaasiapille maailmast, mis nagu välja tuua. Andekad ja hakkajaid loomingulisi inimesi on Eestis tohutult palju. Hooandja tegutsemise esimese aasta jooksul on toetuse saanud üle 50 projekti, mis on üle 60% kõikidest projektidest. Kõikide algatuste peale kokku on Eesti inimesed Hooandja kaudu loomingulisi projekte toetanud summas üle 120 000 euro. Siin on mitmeid asju, mida Hooandja paneb loomeinimest tegema. Sa pead suutma oma ideed müüa, sa pead suutma otsima toetajad, rääkima oma ideest silmades ärades. Tänaseks päevaks meil seda hirmu ei ole, et projekte ei oleks. Ja tegelikult ei ole ka seda hirmu, et ei ole toetajaid. Arvan, et üks asi, mis Hooandjas võiks veel tulevikus muutuda projektide poole pealt, on see, et tahaks veel pöörasemaid ja hullemaid projekte. Et ma arvan, et muusikud võiks teha kontserte igludes või puuonnides või puu otsas, siis see on hoopis mingisugune teistsugune kontsert ja elamus. Et kõik sellised projektid oleks Hooandjas väga teretulnud.